See ei ole mina, ma luban sulle. No oleme suurepärased ja me oleme. Hämmastavad. Tule, me peame telefoni tagasi andma. Ma armastan sind, ma armastan sind, ma armastan sind. Aga mul on nimekirjas. Aga Agam ei ole nimekirjas. Aga see ei ole lihtsalt nii, et Agam ei ole nimekirjas. See on lihtsalt see, et Agam ei ole nimekirjas. See, et ma kutsusin Kallise, et ta annaks mulle musi enne lahkumist. See oli viimane suudlus. Ma ütlesin oma abikaasale, et tahan keskuse avada. Ja ta lihtsalt vaatas mind ja ütles, Jen, ma arvan, et sellepärast meil see maja ongi. Ma olin nagu, tema oli nagu, et nad vajavad teraapiat. Ma olin nagu, oota, me saame teraapiat. Pakume hellitamist, spaad ja head toitu. Ma anname neile kõik. Noh, režissöör Zach Sorba-Brashin ütleb, et ta ei tahtnud teha veel üht filmi sellest, mis kaotati 7. oktoobril. Ta tahtis teha filmi sellest, mis varemetest üles ehitati. Ja ta liitub nüüd meiega. Nii et sa otsustasid teadlikult rünnakuid endid uuesti läbi rääkida. Sa ütlesid, et me oleme seda juba näinud. Me teame seda. Räägi meile siis veidi rohkem neist 7 perekonnast selles filmis ja mida sa nende puhul avastasid, mida sa tundsid, et pole veel räägitud? Jah, aitäh, et mind kutsusid. Jah, ma olen töötanud koos Moral Edge'iga ja selle asutaja Michael Gerbetsiga, kes juhib mitut Iisraeli uudisteportaali. Teda huvitas väga midagi pantvangide teemal teha ja siis tuligi meil mõte rääkida hoopis perekondadest. Kuna ma olen ise isiklikult kaotanud lähedasi, mitte vägivalla tõttu, vaid haiguse tõttu oma peres. Ma tean, milline on elu kuu ja aasta pärast seda, kui need asjad juhtuvad. See teate, mõnikord me unustame oma sõprade kaotuse, aga ma tahtsin tõesti keskenduda peredele. Ja ma arvan, et see on tõesti eriline tunnistus Iisraeli vaimust, juudi vaimust. Kuidas me suudame need hetked muuta millekski põlvkondi puudutavaks ja mõjusaks. Räägi meile veidi lähemalt neist 7 erinevast perekonnast ja sellest, kuidas sa nad leidsid, nendega kontakti said ning miks just nende lood otsustasid jutustada? See algas Jen Early'ga, keda sa näitasid esimeses klipis ja kes ütles, ma armastan sind, ma armastan sind, ma armastan sind. Ta tuli meie korraldatud taskuhäälingusse oma lugu rääkima. Hiljem sai temast saatejuht, aga ta ehitas tegelikult kodu, mis pidi algselt olema üürikinnisvara. Sellest sai hämmastav asutus nimega Beit Ben Binyamin Tzfatis, Põhja-Iisraelis. Ja see oli loodud selleks, et pakkuda tasuta teraapiat. Tead küll massaaži, tead küll, mida iganes need pered vajasid, olgu nad siis Nova üle elanud või sõjas lapsi kaotanud, et tulla ja terveneda. Ja temalt tegelikult tutvustati meile Alon Masikat, kes aitas minu naisel ja minul teha meie abielusõrmused, sest ta on annetanud abielu või kihlasõrmuseid oma poja auks, kes viidi Nova festivalilt. Ja sealt edasi tuli veel rohkem peresid välja, olgu see siis Michaeli või Jenny kaudu. Nad olid omamoodi katalüsaatorid ja ma arvan, et minu lugu oli aluseks vähemalt nende intervjuude korraldamiseks. Ja selleks, et öelda, ma mõistan teid, aga nüüd tahame seda maailmaga jagada, et saaksime toetada seda, mida te teete. Et hoida oma, peate küll teie pere toodud ohvrimälestust elavana hoida. Millised olid sinu arvates filmi kõige silmapaistavad hetked? Sa juba näitasid osa sellest, see stseen, kus Jen peab oma viimast vestlust oma poja Benjaminiga, on väga mõjus. On veel üks ema, Naomi Weiser, kes ta mõjub eriti Ameerika publikule väga sellise, me tunneme teda. Isegi mu tädi ütles, et tal on tunne, nagu ta tunneks teda. Isegi mu naine, kes on Iisraelist, ütles, et tal oli tunne, nagu ta tunneks teda. Ja ma arvan, et see rääkis sellest, kuigi me keskendume ülesehitamisele, tahan, et kõik tunneksid sidet nende peredega. Ja ma arvan, et neid on erinevaid. Ja mis tõesti, ma ei tea, minu jaoks on oluline see, et isegi kogu selle valuga, nad ei tule sellest välja vihaga. Nad tulevad sellest välja mõttega. Ma tean, et mu poeg või tütred tahaksid, et me kasutaksime kogu selle energia millekski positiivseks. Tead kogu selle kaotuse juures. Ja igaüks neist, ilma eranditeta, nad räägivad juutide ühtsusest, iisraellaste ühtsusest, mitte kättemaksust, mitte sellest, tead küll, vägivallast või millestki sellisest. Ja minu jaoks ma lihtsalt arvan, et see on imeline asi ja ma soovin, et seda sõnumit levitatakse rohkem. Õige. Ma tahaksin sind väga tänada, Saak, et sa meiega liitusid ja ma loodan, et mul õnnestub ise seda filmi vaadata. Ma olen kindel, et see on põnev ja tõesti oluline tunnistus Iisraeli rahva vastupidavusest. Aitäh ja lihtsalt kõigile teadmiseks on tasuta saadaval aadressil justtellmeyourlive.com. Palun jagage ja vaadake.